Tere kõigile! Väga meeldiv siin näha nii suurt hulka huvilisi. Mina olen siis teatriuurija ja vaatlen Trakadeemia 10 aastat. Ma arvan, et minu ettekanne tuleb selline pidupäevakõne, aga teisalt 10 aastat on möödas, et siis võiks ju ka pidutseda. Trakadeemia on siis kõige kauem järjepidevalt ja süsteemselt tegutsenud loovkirjutamiskool. Eesti kontekstis tõi Trakadeemia esimesena pildile näidendite dramatiseerimise, stsenaristika õpetamise ja seda laiale huviliste hulgale. Ja see oli seni siis olnud päris puudu või võimalik vaid neile, kes õppisid ülikoolide juures vastavaid erialasid. Ja minu ettekanne on tegelikult ka mõeldud inimestele, kes Trakadeemiast väga palju ei tea. Ja ma püüan siis üldistada Trakadeemia arengut, samuti tuua ajaloo jäädvustamise huvides esile konkreetseid fakte. Ja lisaks mu enda tähelepanekutele ma tuginen 15 inimesele, keda ma küsitlesin seda ettekannet ette valmistades. Ja need 15 inimest on Trakadeemiale lähedal seisvad isikud, Trakadeemia kursustel käinud inimesed, teatrite dramaturgid, näitekirjanikud, proosakirjanikud, stsenaristid. Ja Trakadeemia sai siis alguse 2008. aastal, kui Siret Kämpeli juhendamisel alustas esimene Trakadeemia kursus, mis oli 9 kuud vältev näidendite kirjutamise baaskursus. Ja need kohtumised toimusid korra nädalas ja osalejaid oli kokku tulnud üle terve Eesti. Ja kuna esimene aasta osutus niivõrd edukaks ja huvi edasiste kursuste vastu oli suur, siis oli selge, et seda tegevust tuleb jätkata ja oluliselt ka laiendada. Tänaseks on Trakadeemias toimunud järgmised kursused: dramatiseerimine, etendusanalüüs, lühinäidendi kirjutamine, lavastusdramaturgi praktika, eksperimentaalse näidendi kirjutamine, laste-noorte näidendite kirjutamine, lühifilmi stsenaariumi kirjutamine, täispika mängufilmi stsenaariumi kirjutamine, lühiproosa kirjutamine, loovkirjutamise õpetamise kursused. Tahtsin need panna ka slaidile teile silme ette. Oluline on ka märkida, et Trakadeemia on pidevas muutuses, luuakse pidevalt uusi kursusi. Ja Trakadeemias on ka välja koolitatud loovkirjutamise juhendajaid, kes on töötanud ja töötavad näiteks teatrite haridusprogrammide juures, koolitusettevõtetes, ka kõrghariduses. Kursustel on tänaseks osalenud umbes 140 inimest ja Trakadeemias õpitakse seminari vormis, loengutes, praktika ja iseseisva töö vormis. Aga samal ajal on ka oluliseks komponendiks teatrikülastused, kohtumised teatriinimestega ja ka õppereisid. Kursused on siis mõeldud üsna laiale huviliste ringile, erinevatele huvigruppidele. Mitmed kursused on mõeldud algajatele, aga paljud ka edasijõudnutele. Ja osalejate vanus on seni olnud 18 kuni 74 aastat. Kursuste pikkus ka varieerub vastavalt teemale ja selle sügavusele ja maht varieerub poolepäevastest kursustest kuni aastaste kursusteni. Trakadeemia õppevormi puhul on kursustel osalejad toonud välja oluliste või selliste positiivsete aspektidena näiteks seda, et kursustel on tõesti praktiline lähenemine, kursustel toimub koostöö, õppegrupp on parajalt väike, on personaalne lähenemine ja et antakse individuaalset tagasisidet nii juhendaja poolt kui ka kaasosaliste poolt. Ja antakse ka inspireerivaid lugemis- ja kirjutamisharjutusi ning et kursuste lõpuks valmib viimistletud tekst. Nüüd ma liiguks konkreetsemalt Trakadeemia 10 aasta vaatluse juurde
just ajaloolise jäädvustamise huvides olgu teile toodud selline lühike ülevaade Trakadeemia arengust. Juba mainisin, et 2008 Trakadeemia sai alguse, kuid algselt ei olnud plaanis luua institutsiooni. Nii et algselt oli mõte teha vaid kursus. Aastatel 2009–2011 muutub Trakadeemia kooliks, nii et Siret Kämpel sel ajal lõi Trakadeemiale sellise järjepideva süsteemi ja tuleviku visiooni. 2011–2013 võib nimetada suureks Trakadeemiaks. Tol hetkel oli Trakadeemia institutsioonina, organisatsioonina kõige suurem. Siis koolitati ka üsna suur hulk õpetajaid, loovkirjutamise õpetajaid. See moodustas üsna suure kollektiivi ja tol ajal tegevjuht Mihkel Reinsalu visioneeris Trakadeemiale mitut tegevussuunda. Kool, kirjastus, teater isegi. Aastatel 2013–2014 juhtis Trakadeemiat Mihkel Seeder ja tol ajal oli oluliseks sammuks see, et laieneti näitekirjandusest väljapoole, hakati tegelema erinevate žanritega, ka stsenaariumi ja proosa kirjutamise õpetamisega. Ja umbes aastast 2014 on Trakadeemia toiminud üsna ühesugusel põhimõttel. Igal hooajal annavad kursusi 3 keskset juhendajat, Siret Kämpel, Mihkel Seeder ja Piret Jaaks, ja lisaks kutsutakse ka kursusi andma erinevaid tugevaid õppejõude väljaspoolt, näiteks Margit Keerdo-Dawson Balti Filmi- ja Meediakoolist. Ja tehakse ka koostööd erinevate organisatsioonidega. Võib välja tuua näiteks näidendi kirjutamise töötubade läbiviimine koostöös Kirjanike Liiduga. Nii et võib öelda, et Trakadeemia kui organisatsioon on praegusel stabiilne ja elujõuline. Ja see väljendub ka stabiilsetes traditsioonides või juba välja kujunenud traditsioonides, et näiteks on suvepäevad ja Trakadeemia sisesed näidendivõistlused. Nüüd järgmise punktina mind huvitab, miks on Trakadeemia siis 10 aastat kestnud, kuidas on ta kestnud, mis on Trakadeemiale olulised või iseloomulikud omadused. Ja oma 15 informandil ma palusin Trakadeemiat iseloomustada 3 sõnaga ja näiteid nendest sõnadest näete slaidil. Ja te näete, et see annab päris huvitava kompositsiooni. Küsides siis, miks ja kuidas Trakadeemia on 10 aastat kestnud, koorus peamise märksõnana välja inimesed ja teiseks märksõnaks võiks tuua selle õppevormi ainulaadsuse Eestis. Inimeste poolelt on Trakadeemia järjepidevuse saladus, mõistagi Siret Kämpel, ja et minu head informandid mainisid ka üsna üksmeelselt, et just Siret Kämpelil on oskus hoida inimesed oma ligi vajalikel hetkedel, pöörduda õigete inimeste poole. Aga ka üldisemalt on Trakadeemiat käigus hoidnud inimesed, ehk siis on olemas need inimesed, kes tahavad õppida näidendite kirjutamist ja ka üldisemalt loovkirjutamist ja on olemas inimesed, kes oskavad seda õpetada ja et nii kaua, kui on trakadeemikuid, on ka Trakadeemia. Ja vähetähtis pole ka see, et Trakadeemiast on sündinud selline kogukond, kes on läbi aastate jäänud omavahel seotuks ja just võtab osa ka sellistest ühisüritustest. Siis veel inimeste poolelt on Trakadeemia soodustanud kirjanike ja teatrirahva omavahelist suhtlust ning see, et ilukirjandusžanriga tegelenud kirjutajad on tahtnud proovida draamatekste luua, sest Eesti kirjanikel on teater väga apetiitne väljund ja huvi näitekirjanduse vastu on Eestis väga suur, et inimesed tõesti tahavad näidendeid kirjutada. Nii et üks aspekt oli siis laiemas mõttes märksõnana inimesed, siis teise aspektina võib välja tuua, et Trakadeemia on suutnud läbi viia sellise vajaliku ainulaadse õppevormi. Et Trakadeemia järjepidevus muidugi,
ja seejuures on see õppevorm ka paindlik, võimaldab kursusi luua ja kaotada siis vastavalt huviliste soovidele. Õppevormi kohta veel seda, et seal saavad kursustel osalejad tegeleda kirjutamise erinevate külgedega, vahetada kogemusi ja arutleda kirjutamise üle. Ja Trakadeemia vorm on selles mõttes universaalne, et mõni osaleja saab ennast aeg-ajalt panna ka pausile, et ei pea järjest võtma kursusi, sa saad tulla tagasi, võtta hiljem mõnda kursust. Ja õppevormi puhul on veel üks kestvuse nii-öelda saladusi, ka laiapõhjalisus, et Trakadeemia kursused rahuldavad üsna erinevate sihtgruppide vajadusi ja täidab nišše, mis Eesti teatriväljal või siis ka haridusväljal on täitmata või ei ole piisavalt täidetud. Ehk siis näiteks väljendusoskust arendada, kirjutamist proovida, oma loovust otsida, soovivad väga erinevate eesmärkidega inimesed. Ja ka erineva ettevalmistusega inimesed. Nii et Trakadeemia kursusi kasutavad siis nii need, kes soovivad tegutseda professionaalina, kui ka need, kellele kirjutamine on hobi. Ja on toodud välja ka veel see, et selle õppevormi väärtuseks on ka see, et Trakadeemias on õppimine olnud raha eest, ehk siis tasuta asju ei hinnata nii palju kui neid, mille eest makstakse. Et iseenesest minu arvates oluline ka välja tuua. Ja selle ploki lõpetuseks võiks küsida, nagu Siret oma sissejuhatuses kõnes ütleski, et kas kirjutamist üldse saab õpetada. Eesti Kirjanike Liidu juht Tiit Aleksejev arvab selle kohta, et näidendi kirjutamine on piisavalt tehniline, seda on võimalik omandada ka lugemise ja vaatamisega, aga on kindlam, kui keegi juhendab. Kindlasti on see teekond siis lühem, ütleb Tiit Aleksejev. Nii, järgmise nii-öelda alapunktina huvitab mind, et asetada Trakadeemia natuke laiemasse konteksti, milline on Trakadeemia mõju Eesti näitekirjanduse väljal ja kuidas asetub Trakadeemia laiemale Eesti kultuuriväljale. Trakadeemia töö tulemused ja mõju võib jagada kaudseks ja otseseks. Konkreetseks mõjuks ja veidi selliseks üldisemaks. Näiteks kaudseks mõjuks võib pidada seda, et kui mitte otseselt mõelda trakadeemikute kirjutatud näidenditele või tekstidele, vaid trakadeemikute ühisosale, et jagatud väärtushinnangud ja üldine avatus. Avatust mainisid minu informandid väga sageli. Trakadeemia ongi koht, kus kirjutamisest huvitatud inimesed saavad oma mõtteid jagada, tagasisidet saada ja kätt harjutada. Ja selle tulemusena on need inimesed teadlikumalt kirjutanud. Ja selle tulemusele nad on omakorda saanud vajalikke kontakte ja parematel juhtudel see on siis viinudki välja lavastusteni teatrilavadel. Samuti kaudseks mõjuks võib pidada seda, et Trakadeemia on soodustanud kultuurirahva omavahelist läbikäimist, et seda ma ka juba mainisin, et erinevate žanritega tegelevad loovkirjutajad võivad saada Trakadeemias kokku ja omavahelisi kontakte. Ja kaudseks mõjuks ma nimetaks ka seda, et Trakadeemia on arendanud baasteadmisi kirjutamisest. Et kuigi kiputakse arvama, et teatris on praktika parim õpetaja, siis kindlasti sõltub väga palju sellest, milliste oskustega praktiseerima asutakse. Ja Trakadeemia annab kirjutajatele teadmised, mis seda stardipakku ja oskust oluliselt parandavad. Nüüd konkreetseteks mõjudeks ma jagasin mõned aspektid. Esiteks oleks kvantitatiivne mõju, ehk siis Trakadeemia konkreetne mõju kultuuripildile on uute tekstide sünd. Trakadeemia on ka kasvatanud inimeste ringi, kes tahavad kirjutada teatrile. Trakadeemiast on tulnud palju uusi näitekirjanikke ja ka selliseid, kes on kursis sellega, mis toimub Eestist väljaspool, et selline avaram rahvusvaheline vaade. Ja et Trakadeemia on näitekirjandusse toonud ka inimesi väljastpoolt kitsast teatri- ja lavakunstikooli ringkonda, et üldilme on läinud palju mitmekesisemaks
selle 10 aastaga kohe kindlasti. Ja et rohkem on hakatud väärtustama ka dramaturgi rolli ja seda mitte ainult sõnateatri kontekstis, vaid ka kaasaegsetes etenduskunstides, tantsus ja nii edasi. Nüüd konkreetsetest mõjudest kvantitatiivselt poolelt on see, et on mitmekesistunud teemade valik. Trakadeemias kirjutavad nii vanad kui noored, mehed kui naised, töölised ja õpilased, ühesõnaga väga lai inimeste ring ja see on omakorda siis toonud selle, et tõesti teemade ring on mitmekesistunud. Ja see toob inimesteni uusi vaatepunkte, et kes neid tekste loevad, teatrilavadel vaatavad, telekast seriaale vaatavad, nii edasi. Teemade valik on mitmekesistunud, et näiteks on rohkem tegeletud feministlike teemadega näiteks. Siis Trakadeemia on muutnud Eesti näitekirjanduse professionaalsemaks ja on on toonud näitekirjandusse isikuid, kes on Eesti teatrit 10 aasta jooksul isikupärase loominguga rikastanud. Ja Trakadeemia on loonud sellise ühtse grupi, kus osatakse üksteisele ka erinevaid tööpakkumisi soovitada, et see selline laiem ring, et see on ka selline üks üldisem mõju kultuuripildile. Siis paar arvamust veel slaidile. Kui vaadelda, milline on Trakadeemia positsioon Eesti kultuuripildis laiemalt, siis taas võib tuua esile erinevaid tahke ja märksõnaks on siin taas inimene. Ja ma samuti eristan sellist kaudsemat mõju ja konkreetsemat mõju. Kaudsemalt on Trakadeemia siis selline koht, kus inimesed võivad saada julgust mõtteid mõelda, tegusid teha ja et Trakadeemia on väheseid platvorme, kus kirjanikud saavad oma loomingust rääkida niivõrd analüütilisel ja avatud viisil, et jälle see avatud märksõna tuleb esile. Ja Trakadeemia mõju kultuuripildile avaldub ka laiemalt tegevusala kui sellise väärtustamises, nähtavaks tegemisel. Ja teatriväljale laiemalt, teatrialade institutsionaalsele haridusele pakub Trakadeemia organisatsioonilist eeskuju ja konkurentsi. Iga ala jätkusuutlikkusele ja kandepillane on oluline, et oleksid elujõulised erinevad kihid professionaalsest asjaarmastajateni, nii ka loovkirjutamises. Et Trakadeemia panus ongi siis selles, et selle kandepind on laiem, pilt on tihedam, loovkirjutamise elu on elavam. Siis mõju avaldub ka nende vilistlaste kaudu, kes ise aktiivselt näitekirjanikena edasi ei tegutse, vaid et nad on paremad pärast Trakadeemias osalemist, on nad paremad teatriala administreerijad, tekstide lugejad, kriitikalugejad, lavastuste lugejad, ja nad on ka paremad teatriinstitutsioonis töötajad. Nii et siin konkreetsele mõjule edasi liikudes saabki rääkida konkreetsete töökohtade võtmes. Et Eesti teatrite kirjandustubades töötab näiteks väga palju, üsna mitmeid on õigem öelda, üsna mitmeid trakadeemikuid. Toon ka konkreetsemaid näiteid, et Mihkel Seeder Vatt teatris, Liisa Aedma Ugala teatris, Kairi Kruus ja Mehis Pihla draamateatris, Helen Männik Linnateatris. Et need on siis inimesed, kes oluliselt kujundavad Eesti teatrite repertuaari, tellivad tõlkeid ja nii edasi, mõni ka ise lavastab. Et see tähendab, et Eesti teatrite üldpilt on viimaste aastatega oluliselt rohkem Trakadeemia vilistlaste nägu. Nüüd liigun konkreetsemaks ja tooksin esile selle, milliseid Trakadeemias kirjutatud või trakadeemikute kirjutatud näidendeid on erinevate auhindade või nominatsioonidega esile tõstetud. Ja esitan ka mõningaid näiteid lavastustest, mis on teatritesse jõudnud. Ehk siis tänu Trakadeemiale on tõusnud eestikeelsete näidendite kvantiteet, näidendeid kirjutatakse rohkem
ja seetõttu on ka kvaliteet tõusnud. Kui vaatame viimase 10 aasta näidendivõistlusi, siis on alati auhinnatute seas ka mõni trakadeemik. Ja trakadeemikute näidendid jõuavad ka lavale. Et ma ei hakka slaidi ette lugema, saate ise kõik pilgu peale heita. Ja igatahes on päris keeruline ülesanne loetleda üles kõik Trakadeemias käinud inimeste kirjutatud tööd, mis on Eesti teatrilavadele jõudnud. Järgmisena ma panengi slaidi, kus on näidetena mõningaid tekste, trakadeemikute tekste, mis on lavale jõudnud Eesti teatrites. Ja panin ka kirja, et mitte täielik nimekiri. Et tõesti täielikku nimekirja on päris keeruline luua, aga lihtsalt, et anda selline maitseproov, et panin mõned slaidile, mõned näited. Aga ma tahan kindlasti lisada, et need on siis näited trakadeemikute tekstidest, mis on jõudnud teatrite lavadele, aga tuleb lisada siia juurde ka trakadeemikud, kes on töötanud lavastusdramaturgina, lavastajana, heliloojana, scenograafina, ka näitlejana, koreograafina ja lisaks veel ka need trakadeemikud, kes töötavad teatrites toetavates rollides, et neid on nii kirjandustoast müügiosakonnani. Et üsna lai inimeste hulk. Ja lisaks auhinnatud näidenditele ja täispikkadele lavastustele teatrites tahan ma mainida ka tekstide esimesi lugemisi. Ka neid on üsna suur hulk, milliseid Trakadeemias sündinud näidendeid on loetud esimestel lugemistel. See tähendab siis selline esimene maitseproov, kus professionaalsed näitlejad loevad teksti. On harjutatud 2-3 korda seda teksti, aga et tekst on siis tekstina ees ja loetakse seda teksti. Ja sellised ettelugemisi on toimunud mitmetel kordadel, näiteks Draamateatris, VAT-teatris, Tallinna Linnateatris, Rakvere teatris. Ja muidugi veel lisaks siia, et trakadeemikud on kirjutanud tekste ka raadioteatrile ja teleseriaalideks. Nii, selline väike ülevaade. Ja lõpetuseks midagi humoorikamat. Nimelt ma palusin oma headel informantidel iseloomustada Trakadeemiat ühe loomana. Ja minu arvates tuli päris palju kõnekaid vastuseid, mis veelgi avavad Trakadeemia fenomeni. Ma lasen teil natuke neid näiteid lugeda. Ja loen võib-olla alumise näite, millele on võib-olla raske näha. Vabapidamisel kass, kelles on iseseisvust, mängulisust, metsikust ja kiirust. Samas on ta vajadusel soe ja sõbralik ning tema pärast saab kenakesti südant valutada, kui ta ühel hommikul sööma ei ilmu või haigeks jääb. Ja mulle meeldib ka rukkirääk. Trakadeemia on pigem see viljapõld, kus rukkirääk häält saab hakata tegema ja äkki ühel hetkel isegi põlluvarjust välja lennata. See on päris huvitav. Siis on veel kuldkala, hunt, dobermann, vööloom, sauruste vahel sõeluv imetaja, sipelgakaru, sipelgas. Nagu näete, informandid olid tõesti ka loomingulised. Aga sellega minu poolt kõik. Tänan tähelepanu eest ja ootan teie küsimusi. Suur aitäh! Ma esimese küsimuse küsin isest teadlasena. Ma tean, et sa ei luba endale subjektiivsust ja sa praegu olid ka teinud suur uurimuste, aga ometigi, kuigi sa pole kunagi Trakadeemia kursustel käinud, siis sa oled alati jälginud. Nüüd on nagu, ma ei tea, kas kriitika või soovi saada, et mis nagu puudu on või mis võiks veel olla, mida sa ootad? No kui ma ettekannet ette valmistasin, ma olen Trakadeemias andnud mõningaid kursusi ja olen just nimelt kõrvalt jälginud. Ehk siis ma ei ole, just nimelt ma vaatan nagu siis teatriuurija pilguga, et ettekannet ette valmistades, seepärast ma alguses ütlesingi, et see on selline pidupäeva kõne, et jah, et pidutseme siin 10. sünnipäeva puhul on täiesti kohane. Aga ma ei osanud, jah, kui ma ette valmistasin, ma ei osanud nagu
esile tuua just seda, et vot see ja teine on puudu. Mulle tundub, et tuleb jätkata samas vaimus, et mitte jääda toppama või heituda mingite takistuste ees. Ma arvan, et see on põhiline, sest et tõesti Trakadeemia kursused on ju väga mitmekesised ja te kogu aeg dünaamiliselt liigute edasi. Et on oluline, et jätkub see baaskursus, mis jätkubki ja samuti kursused edasi jõudnutele, et mina vaatan teatriuurijana, aga on selge, et on teil ka ju stsenaariumi kirjutamise kursused, proosakursused, et loovkirjutamist üldisemalt ka, eks ole. Ehk siis jah, võib-olla ma ütlekski lihtsalt see, et see nii-öelda kriitiline või keeruline asi siin ongi see jätkusuutlikkus, et ikka jätkaks, et jätkuks nagu see entusiasmi ja jõudu edasi tegutseda. Väga tore, seda meil jätkub. Kas kellelgi rahva seas on küsimusi Madlile? Andke endast käega märku. Ei ole, siis mina tahaks küsida ühe küsimuse veel. Sa natuke puudutad seda ja see on üks teema, mida me oleme alati arutanud. Mul on hea võimalus su käest küsida, et on see küsimus, kas liikuda loovkirjutamise just nagu professionaalse eesmärgiga või loovkirjutamine kui huvitegevus. Et need ei ole omavahel konkureerivad, aga siiski me alati jälle küsime seda küsimust, siis sa natuke puudutasid seda teemat, aga kus sa näed kas siis vajadust või suunda, kuhu liikuda? Jah, sellele ma oskan tegelikult konkreetsemalt vastata küll, vaadates oma mätteotsast, teatriuurija mätteotsast, et Eesti teatris on vaja lavastusdramaturge, et tegelikult sellega pigem ei tegeleta hariduspõllul, et see võiks olla selline üks idee või suund, millega võiks tegeleda, mis oleks Eesti kultuuripildile vajalik. Ja ühelt poolt minu süda võib-olla kisub selle poole, et koolitada professionaalseid kirjutajaid, sellele on nii-öelda hariduspõldu, et sellel on vajadust. Aga täpselt, et ma ei taha ka öelda, et nüüd nii-öelda hobikirjutajaid kõrvale jätta, et eks siin peategi Trakadeemia eestvedajatena leidma mingisuguseid sobivaid vahekordi, et kui palju ühte suunda, kui palju teist suunda ja nagu sa mainisid, et see on ka ühildatav. Väga tore. Ja. Ma vaatan korra veel saali poole. Kui meil küsimus ei ole, siis ma ütlen sulle suur-suur tänu, Madli. Aitäh. Annab selle. Aitäh.